Sest ma ei ütle ju ei. ei ütle ei. Mina ei ütle et kui tahate trenni saada, siis te teate, kes ei ütle. Mina ei ütle kunagi ei. Minuga on siuke nagu... Sinuga on keerulisem ja. Ma võib-olla tahan nagu pikemalt magada hommikul. Tere, armas kuulaja. Sa kuulad Forma podcasti. Mina olen Anette ja minuga koos on taas siin diivanil Kristi. Tere. Ja meie tänane episood, mida sa kuulad, on Q&A episood, ehk siis me vastame teie küsimustele. See on jätku, ütleme nii, siis episood meie eelmisele Q&A'le, mis oli väga populaarne ja küsimusi tuleb päris palju meieni. Niimoodi, et ma olen nüüd teinud mingisuguse valiku, mis mulle tundusid, et on sellised teemad, mida me eelmises episoodis ei rääkinud. Mõned huvitavamad küsimused. Meil ei ole siin mingisugust kindlat järjekorda, vaid mul lihtsalt need küsimused siin ees ja ma hakkan vaikselt küsima. Sa juba tead, kuidas see ju meil käib. Mina küsin ja koos me vastame. Sa aimad. Ma aiman ja siis vaatame, kus me sellega jõuame. Ma tahaks mainida, et teil on väga palju huvitavaid ja toredaid küsimusi, et ma alati üllatun. Vot. Aga hakkame pihta või? Just. Esimene küsimus on, mis minu mõnest väga-väga tore ja armas küsimus on, et mis teeb Forma kogukonna eriliseks? Nii tore küsimus minu mõnest. Nagu ise ka mõelda selle peale. Mis teeb eriliseks meie kogukonna või? Jah. No ma ei tea, kuidas sina sellele nagu hakkaksid vastust andma, et... No esiteks ma arvan, et on mega äge, et me oleme üldse sellise nagu kogukonna suutnud mingisuguse treeningstuudion üldse kasvatada ja ma arvan, et sellest on saanud mitte enam lihtsalt trenni kogukond, vaid see ongi selline elustiili kogukond ja ma iga päev üllatun, kui samal ajal, kui suur see juba on, aga kui nagu kokkuhoidev see on. Et sul on reaalselt selline tunne, ka minul ise endale, ma arvan, et sinul ka, et sul reaalselt kuulud mingisse suuremasse nagu asja või et sul on mingi suur pere ja isegi kui sa kõiki neid inimesi ei tea, võib-olla isegi kõik inimesi me ei ole näinud nägupidi, sest me teeme nii palju erinevaid asju, siis kuidagi see tunne, et sa kuhugi kuulud, on minu meelest ülitugev. Seda küll, jah. Et ma ei tea tegelikult, kindlasti meil on Eestis veel igasuguseid kogukondi, aga ma arvan, et selle taolist nii suurt nagu naiste kogukonda, mis on välja kasvanud mingisugusest trenni tegemisest ja on nüüd läinud nagu sellise elustiili kogukonna peale meil tegelikult ei ole varem olnud. No jah, ma nagu nüüd 100% ei oska nagu sellele vastust anda, aga selge on see, et see meie kogukond täna on kuidagi orgaaniliselt kasvanud väga suureks. Eriliseks teeb selle kogukonna kindlasti kõik need naised, kes sinna on tulnud. Ja kuidagi käib alati kaasas see, et kõik need naised, kes tulevad ja juba on seal ja need uued, kes tulevad, et no kõik on nagu mega nunnud, mega armsad inimesed, hästi toredad ja nagu nii äge on nagu vaadata seda, et kuidas mingid inimesed, kes võib-olla on aastaid tagant olnud head tuttavad ja kohtuvad siin Formas uuesti, et nad ei olegi võib-olla mitmed aastaid näinud ja äkki siin ühel hetkel kuskil siin trennisaalis oma matil istudes või seistes, vau, sina oled ka siin või? Ja, et need toredaid hetki on nagu üli palju, et kui sa igapäevaselt selle sees oled, siis sa võib-olla nagu ei saagi sellest nagu kogukonnast nii väga aru, aga tegelikult neid hetke on nagu kogu aeg nii palju, aga mis mulle endale tundub, eriti just siin nagu stuudios koha peal, et tõesti siin on nagu nii kuidagi selline pingevaba keskkond ja kõik lihtsalt teevad oma asja ja see samal ajal nagu toetab kõiki nii mõnusalt, et ja tead, mis asi veel mul praegu nagu, mida ma olen ise nagu kogu aeg mõelnud, et tead, mis veel on eriline? Et
hakka mõtlema, kui palju erinevad generatsioonid kohtuvad siin matil ja koos. seda kindlasti. See on nagu nii eriline, et sul on nagu põhimõtteliselt, meil on 14-aastased ka siin matil koos 50-aastaste, 40-aastaste, 30 ja ka 60-aastaste naistega, et siin osad naised hakkavad juba 65 pluss juba lähevad ja hakkavad 70 lähenema ja siis on sul seal kõrval on mingi 20 või ja tõesti 14-aastaseid on meil ju siin ka, et nagu kõik nagu sulandub ühte, et nagu ma arvan, et meil endale ka see nii-öelda Forma community on õpetanud seda, et tegelikult tahes-tahtmata sul on vaja mingit kogukonda või gruppi, kuhu kuuluda ja isegi kui me seda igapäevaselt ei teadvusta, siis see aitab sul kas või hommikul lihtsalt nagu üles ärgata ja mul just üks päev oli selline juhus, kus tegime tunni ära ja siis üks klient ütles, et tead, et ma lihtsalt tahtsin sulle öelda, et see trenn oli mu tänase päeva tipphetk. Ma ütlesin, et tead, aga ausalt öeldes nagu minul ka. Et kui ma sellele mõtlema hakkan, siis see annab nagu nii palju, et ma iga päev ei mõtle sellele, aga et see on nii oluline tegelikult. See on see energiate jagamine ka, et mida iganes keegi mõtleb selle energiale, aga see energiate jagamine, et sina annad saalis inimestele, nemad annavad sulle tagasi nagu nii tohutult palju topelt seda energiat ja see nagu sa jõuad edasi minna, edasi liikuda ja kas või see sombune sügis, mis meil on selja taha jäänud ja pikk talveperiood ja et nagu seal kogukonnas olemine ja liikumine koos ja siis vahepeal need mingid üritused, mis toovad rahvast jälle rohkem kokku ja sul on nagu kergem minna edasi. No. Ja ma olen täiesti jälle tehtud 1 aasta, on ju. Ja ma olen täiesti nõus, et kuidagi see toetab väga palju ja ma olen selle Forma võib-olla loomise ja tegemise all saanud aru, et tegelikult väga paljudel ikkagi see mingi kuuluvustunne on ülioluline ja meile endale samamoodi. Ja aga nagu samas nagu ma arvan, et vaata, mina ka nagu, me alati oleme mõelnud, me proovime ikkagi nagu tegime kogukonna, aga me proovime ikkagi hästi personaalsed olla samas iga inimese suhtes, et no. Järgmine küsimus. Meie järgmine küsija on küsinud, et kuidas võidelda magusa isudega. Väga tore teema. Mulle magus väga meeldib, Kristile ka meeldib, ma tean. Aga mis on minu viimase lähiaja selline avastus ja ma olen sellele suht hilja jõudnud nagu, see on ilmselgelt suhteliselt loogiline ja see ongi, ma arvan, kõige lihtsam vastus sellele on see, et kui ma tegelikult päeva jooksul söön korraliku toidu, näiteks mingid köögiviljad ja kana, ja ma täidan oma kõhu selle ise tehtud mingi korraliku toiduga ära, siis tegelikult mul neid magusa isusid ei tule nii palju. Ja no eks see magusa isutamine, et see on nagu, seal taga ongi nagu emotsioonid, eks ole, et keha on nii tark, et ruttu on vaja nagu mingid emotsioonid vaigistada, lähme kiiresti magusa kallale, et see teeb korra sellise naudingu ja mõnutunde. Ja teine asi on see, et nagu sa ütlesid, see magusa isu tekib ka siis, et kui sa oled oma söögi nagu terve päeva jooksul lihtsalt unarusse jätnud ja siis õhtul jõuad nagu koju ja siis keha ongi nii näljas ja nagu sul ongi see veresuhkrutase nii maas, et sa oled nii väsinud ja jälle keha on tark, ta ütleb, okei, esimene asi, palun see šokolaad, palun see kook, palun see saiake, see komm, eks ole, et jah, keha on nagu ikka nii paganama tark, et selle vastu võitlemiseks on ikkagi number 1 see, et päeva jooksul võib-olla vaadata üle, et sul oleks piisavalt valku. Ja just valk on see, mis võtab seda vähemaks ja sa tõid väga õige asja välja, et kui see ikkagi on nagu tugev probleem, et siis mõelda sellele, et kus see tuleb ja üldjuhul ikkagi seal taga on ilmselt mingisugune emotsioon peidus. Emotsioon on peidus
ja ütleme, kui nüüd sa oled ikkagi nagu enda mõistes nagu päeval väga korralikult söönud, siis tegelikult võib üks asi olla veel see, et võib-olla su seal taldrikul oli ikkagi liiga palju ka sel hetkel süsivesikuid, et meie toidulaual on nagu neid kiiremat sorti süsivesikuid jube palju. Et ja noh, need süsivesik, see kiire süsivesik tekitab jälle soovi uuele paugule, eks ole, uuele kiirele süsivesikule. Et lihtsalt vaadata nagu, et rohkem valk oleks, liha ja kala, mune. Ja see vähendab seda, jah. Et need ikkagi kohe tõmbavad tagasi. Ja ikkagi ma olen ise nagu ka täheldanud, et õhtul vahel, kui tuled koju ja mõtled, et issa, ma tahaks praegu ikka mingit šokolaadi saada. Siis tegelikult peaks hästi kainelt mõtlema nii. Nüüd ma võtan mingi valgulise toidu ja ma olen täiesti isegi keetnud endale 2 muna ja söönud need ära. Ja mul kaob ära see magusisu. Noh, tegelikult sellele magusisul on ka ju mingisuguseid asendusi ja asju on ju, aga noh, mina olen seda meelt, vahepeal võib seda magusat natukene süüa ka, aga kindlasti see korralik valk ja korralik toit tõmbab seda palju vähemaks, aga see on ka õige, et see magus tuleb väga palju emotsioonidest, ega ilma asjata öelda, et naised, kes šokolaadijäätis söövad, et neil on armastuse puudus. Öeldakse ju. Ja, no ja, eks ma olen mingitel perioodidel ikka iga päev ühe selle tünni šokolaadijäätist ära söön. Mulle maitseb ka, ma nüüd üksühele seda ei võtaks selles suhtes, aga vahepeal see maguseisu mingil põhjusel on väiksem, et kes usub, kes ei usu, et mina natukene seda usun. Ei no jaa, nagu selles mõttes naised ongi rohkem ju emotsionaalsed tegelased, olevused ja ega oli kunagi üks laul ka, milles olid sõnad, et väikesed tüdrukud on loodud suhkrust ja maasikavahust. Ja. Ja muidugi teine asi, mis on super nipp, jälle nipp, ma ei saa öelda, et see nipp, aga selles suhtes, et kõige suurem nipp on ikkagi see, et kui sa toidupoodi lähed, siis et kui sul kodus neid asju ei ole, ega siis ongi nagu suht kurb on selles suhtes, aga ega sa ei söö neid ka, on ju. Aga nüüd sellega on paha asi on see, et minul on näiteks maja all on nagu selline selle kvartali elanikel on tehtud selline erikioski taoline asja, siis on 2 maja edasi, kuhu saab siis meie majade kiibiga sisse, on ju, no ja siis saab Wolti tellida, on ju. Aga ikkagi see söömine väheneb, kui neid asju kodus oles mõtte, sa pead hakkama tellima, sa pead ootama 40 minutit, mul läheb juba isu võib-olla vahepeal ära, sa pead sinna alla minema seda kommipakki ostma, on ju, et see ka aitab selles suhtes, aga vahepeal on ikka küll niimoodi, et vaatad, et kell on alles 7 õhtul, et nagu magama minek on nagu alles 4 tunni pärast ja ei ole nagu midagi seda head seal, vahepeal on ka suht nutune, vaata kaua seda teed lürbid seal. Aga see on lihtne asi, et see aitab. Ja, aga ma tean, et ongi nagu minuealised on paljud nagu rääkinud, et ma ei osta lihtsalt koju ja ma ei hakka ja siis ongi, mul on nagu pidu läbi. Minul on kindlasti see, et kui mul on ikkagi kapis on nagu krõpsud ja kommid, siis nagu ma ei hakka ootama, millal ma neid sööma hakka, ma söön need õhtul ära selles suhtes ja ma nagu söön need mõlemad üldiselt ära, ma söön paki tühjaks, ma ei hakka poolikut pakki tagasi panema, me kõik teame, et kui sa krõpsupakki alustad, kui sa paned selle kappi, siis nagu järgmised päevad see nagu läheb nagu kõvaks või nagu selliseks, see ei ole see tekstuur on enam ja mis sa neid komme ka sinna jätad, samamoodi kui sa jäätisepaki avad, jätad selle poolikuks on ju, see mingi külmub ära seal, see pole nii hea enam on ju, et pole mõtet koju üldse neid asju kuhjata on ju, mõni inimene saab neid, mõnel inimesel on ju kõik kapid komme täis ja ta isegi huvita teda see on ju. Väga õnnelik inimene. Ma tean, sellised inimesi on reaalselt olemas nagu, üldse ei huvita. Vaat täitsa mööda nendest asjadest. Minul nii hästi ei ole sellega. Ma tean ka naisi, kes üldse magusat ei söö, nagu neid on ikka ka üksjagu, keda ei huvita nagu üldse see. No nii, järgmine küsimus. Väga tore küsimus. Kas liikumine on teie jaoks pigem ilu või tervise küsimus? No mina võin küll julgelt öelda, et täna on ta ikkagi nagu minu jaoks nagu pigem tervise küsimus, et nagu ma arvan, ma ei kujutaks, ma ei kujuta ette nagu milline tervis mul oleks hetkel, kui ma ei tegeleks regulaarselt spordiga. Kindlasti mul oleks nagu neid hädakesi nagu päris palju, ma arvan küll, et oleks. Et ta on pigem ikkagi tervise küsimus. Võib-olla kui ma olin noor
võib-olla siis olid nagu see liikumine nagu rohkem ka vaatasid kui iluna, aga praegu mina vaatan küll nagu puhtalt juba aastaid, et nagu juba 10 aastaid kui tervise küsimust ja no lihtsalt nagu ma ütlen, et no mida ma olen varemgi öelnud, see ilu lihtsalt tuleb boonuseks kaasa, et ma arvan, et täna tegelikult väga palju sellest juba räägitaksegi sellest tervise aspektist, kui oluline see on, ma ei tea, pikaealisusest on ju, millest meil kõik räägitakse, et meie samamoodi ka alati rõhutame, et see nii-öelda punkt, millest sa alustad, võiks olla see, et sa ikkagi tunned ennast paremini, et su kuidagi elukvaliteet tõuseb ja see on kindlasti ka meie lähtepunkt ja tõesti see välimus, see tuleb nagu boonusena kaasa, see on absoluutselt oluline, see tekitab sust parema enesetunde, kui sa oled oma peegelpildiga rahul, aga just see elukvaliteet, et see muutus nagu, see on nii suur, kui sul on see mingisugune treeningrutiin, et see ei olegi ainult trenn, et sinu igapäevased sellised vaimse ja füüsilise heaolu tegevused, et see elukvaliteet nagu tõuseb nii tohutult ja tegelikult seda erinevust, kui tekibki elus mingi hetk, kus ma ei tea, sul on kiire, sul pole nii palju aega, sa tunned seda vahet ülikiiresti, et okei, et ma olen ennast käest ära lastud ja see tegelikult üldiselt kohe ei peegeldu nüüd kohe selles, et vaatan peeglisse ja toimun nüüd jube kole, vaid see tunne on nagu enesetundes. Seda küll, jah. No mina olen üldse see, et kui mul midagi nagu, ma mõtlen just tervise seisukohalt, et kui midagi kuskil on, mingi selg hakkab kuskilt valutama või hakkab mingi muu asi. Nii, mul on esimene asi, kui mul endal nagu kohe midagi ei meenu, nagu mingid harjutused, ma isegi ei mõtle esimese asjana, et ma lähen kõigepealt arsti juurde. Mu esimene asi on nii, mida ma saan läbi liikumise, läbi selle, kuidas ma saan seda asja hakata parandama. Ja kui mu enda mõistus ei võta, siis mul on nagu terve hunnik neid igasuguseid, ma ei tea, meditsiinikirjandus, kus on liikumisest ja kõigest jutt, siis ma hakkan neid lappama ja siis ma hakkan nagu kohe nagu mingeid asju tegema, nagu, et ma ei torma kohe nagu kuskile raviasutusse, kui see ei ole SOS, et nagu just kui ja sa ei jää ka ootama, et äkki see läheb ise ära. Sest ma usun jätkuvalt sellesse, et väga paljude asjade ravi üks komponent on kindlasti liikumine. Absoluutselt, jah. Et kindlasti esmalt on see nagu tervise küsimus ja ma ütlen selles suhtes ka, et täna me elame sellises maailmas, meil on nii palju infot ja see on nii huvitav, sest et me oleme just viimastel aastatel nagu hakanud saama nii palju infot, et kuidas me saaksime kauem elada, kuidas me saaksime tervislikumalt elada, see on nii põnev, mida me võib-olla saame ise koostöös muidugi tehnoloogia meditsiiniga tulevikus teha, et see on ka välimuses on, et ma ei kujuta ette, kui kaua me varsti elame ja meil neid tervelt elatud eluaasteid tuleb nii palju juurde ja see teadlikkus kogu aeg tõuseb ja see on väga-väga põnev, nii et absoluutselt, liikumine on ikkagi meie jaoks nagu tervis eelkõige. Jah. No nii, järgmine küsimus, reformer pilates või Mati pilates? See läheb sinna müüdi kategooriasse, ma arvan nagu, et siin ei ole ei paremat ega halvemat, et ma alati, ühesõnaga, selle reformer pilatesega on nüüd lood sellised, et see on nüüd see hakkab nagu Eestis nagu ka stabiilsemaks minema, aga ikkagi jätkuvalt tuleb neid inimesi, kes on nagu mingi, et see on ju parem kui Mati pilates, sest seda näidatakse sotsiaalmeedias nii palju. Ei, seal on väga palju sarnaseid elementi, see põhi on ju ikkagi sama, on ju, üks ei ole parem teisest, on asju, mis on Mati pilateses palju nagu raskemad, Mati pilates on ikkagi selline nagu põhi, on ju, ja on asju, mis on reformeri peal raskemad, et üks asi täiendab teist, et jätkuvalt mida rohkem sa erinevaid asju teed, seda parem see sinu kehale on. Aga meie nüüd kindlasti, et mina isiklikult teen reformerit korra nädalas, maksimaalselt 2, et see kindlasti ei ole nagu mingisugune, ma ei tee seda kindlasti 3-4 korda nädalas, et minu meelest on see täitsa piisav mulle 1 kord nädalas. Jaa, no selles mõttes, et reformer...
no ma ei tea, võib-olla ma teen siin nagu praegu nagu, võib-olla ma ei peaks seda nagu ütlema, aga nagu, no palun vabandust, nagu kui sa ei ole Mati Pilates teinud, no siis see reformer Pilates, sa sellest ikkagi tegelikult aru ei saa, mis sa seal tegema pead ja no sa võid seal teha sa võid sealt läbi jalutada niimoodi, et sa ei saa mitte midagi aru, mida sa teed või rapsid nagu sa läheksid jõusaali. Et minu meelest ikkagi kõige alus on ikkagi Mati Pilates, sa pead aru saama sellest, mida sa üldse, mis asi see Pilates on, Matil sa hakkad aru saama, mis asi see Pilates on ja siis järgmise sammuna võiksid reformerit proovida ja siis nagu käiagi paralleelselt. No teine asi on see, et kui mul on nagu mingid eratunnid ja on mingi taastumise teemad, et seljaopis taastumine, põlveoppides taastumine. Ka mina teen nagu seal nendes tundides ka, et osad on mul masina peal asjad, osad on nagu Mati peal asjad, et nagu üks ei ole parem teisest, aga põhiline on ikkagi see, et kui sa Mati Pilatest ei ole teinud või käinud, siis ja lähed grupireformerisse, ma räägin grupireformerisse praegu, siis ma arvan, et see ei ole õige käik. No Mati Pilates on selline ikkagi baas ja ütleme just näiteks, kui me räägime Formastuudio kontekstis, siis Mati Pilatesest me hoiame ikkagi nagu väga tugevalt sellist klassikalist nagu kava ülesehitust, nagu väga klassikalised printsiipe, mida me teeme ka reformeris, aga võib-olla reformer annab sulle natukene rohkem vabadust, et nagu katsetada, et vahepeal, kes on palju trenni teinud, mingeid huvitavamaid asju teha, ja et seal me võib-olla natuke nagu rohkem uuendusmeelsed ka, aga need kindlasti nüüd kuidagi konkureeri ega ole üks parem kui teine. Minu jaoks, et see on nii veider, et üks asi on loodud nagu 1920 varem veel. Ja siis tulevad inimesed, see on mingi uus asi. Nagu, no aga kõik asjad jõuavad Eestis sellem, see on okei selles suhtes, et praegu alles avatakse Pilatese stuudiod ka, natuke oled rongist maha jäänud, aga see on selles suhtes okei. Nii, lähme edasi. Järgmine küsimus. Milline näeb välja teie argipäev? No ma arvan, me võime kohe öelda, et see võiks mingi ülihuvitav vastus olla, aga need päevad on ju kogu aeg täitsa erinevad tegelikult. See oleneb nii väga päevast ja see võib ikkagi täitsa erinev olla. Jah, see oleneb päevast, aga nagu minul on nagu küll suht selline sarnane päevakava, et ega ma nagu, mul ongi nagu 2 varianti, kas ma ärkan kell 6 või kell 7. Et see on nagu minu niisugused 2 ärkamisvarianti, see sõltub natukene sellest, mis kell mul see esimene töö hakkab. Siis ma teen natukene võib-olla Matil nii-öelda, ma nimetan neid hommikusteks siputusteks, teen oma siputused ära, joon oma sooja sidrunivee, joon oma rohelise joogi üldiselt ja väike tass kohvi. Ja siis on tööle minek. No siis hakkab töö. Minul hakkavad eratunnid, grupitunnid, massaažid ja mul ei ole nii, et mul on nagu konkreetne päev eratundidele, konkreetne päev massaažidele, konkreetne päev grupitundidele. Ei, mul on kõik läbisegi. See teeb mu päeva hästi mitmekülgseks ja on päevi, kus mul, ma pean seda tõesti ütlema nüüd, et mul ei ole üldse pausi, kus ma teen nagu 7 tundi järjest niimoodi, et ma tagumikku maha ei pane, aga see on mu oma viga. See on sellepärast, et sa ei ütle. Sellepärast, et ma ei ütle ei. Sest ma olen sulle 5 aastat rääkinud, et pane graafikusse paus tund aega. No kaua sa ühtas ikka räägid inimesele, ma ei vingu ka, aga siis mul on nagu, kui ma jätan endale lõunapausi ja olen nagu stuudios koha peal, siis see on maksimaalselt 30 minutit, siis ma söön. Kui mul on natuke pikem paus, siis ma käin kuskil väljas söömas. Aga ma pean ütlema, et mul on päevi, kus ma rikun reegleid, mida tegelikult ei tohi propageerida, aga ma tean, et nagu, mul ei ole lihtsalt nagu võimalik nagu sel päeval ühtegi pausi teha. Ja lõpetan 8-9.
no see nüüd nii mustvalge ka ei ole, et kuidas me siis huvitav sinuga lõunat ja kohvikus saame istuda. aga nagu need teised osad päevad on nagu, noh, sõltub, jah. Ja mõni päev sa tuled ju lõunast ka ja mõni päev sa lähed lõunast ära ka. Et selles suhtes, et võib-olla see on natukene seotud nagu minu rutiiniga ka, kuna ma praegu jagan oma aega Eesti ja Dubai vahet, et kui ma olen rohkem Eestis, siis ma tahan rohkem sinuga koos olla. Siis sa tahad rohkem minuga koos olla ja ma proovin sulle anda nagu Abiks koha olla. pealt rohkem vabadust. Ja kui mind ei ole, siis noh, mis ikka muud teed on ja... No siis ongi, et siis ma olen suuresti siin formas, teen tööd. Oma kogukonnaga on ja... Oma kogukonnaga. Tibulinnudega. Ja oli siin nagu, ma ei valeta, siin vahepeal oli mõni õhtu sai 10:30 ka uksed kinni alles pandud. Ma läksin nii rõõmsal sammul, selg sirge ja hommikul olin jälle 8:30 olin juba kohal. Ja ka ei vingu ja ei virise. Ei no, kui mul meeldib, noh. Ja, no mulle nii pikalt ei meeldi tal olla. Selles suhtes. Ja. Aga no, minu päevadega on niimoodi, et need on küll väga erinevad, et kui ma Eestis olen, siis ma annan rohkem tunde, need on rohkem nagu siin kohapeal tegevused, aga noh, tegelikult meil on ka väga palju selliseid prompt-asju, kas me, ma ei tea, filmime podcast'e, kas me pildistame mingist kampaaniat, kas me pildistame mingeid pilte, et seal on nii palju erinevaid asju, kui ma Dubais olen, siis ma keskendun pigem just uute toodete, kollektsioonide, uute, ma ei tea, programmide väljamõtlemisele, filmimisele, me ju tegelikult filmime, et neid tegevusi on nagu nii palju. Praegu on väga palju, ma olen tegelikult e-poe ehitusega, et sa peadki tiimiga maha istuma, lihtsalt nagu kõnesi tegema, et seal on nagu nii palju erinevaid asju, sest et meil ei ole nagu nende erinevate lülide jaoks erinevaid inimesi, vaid noh, üldiselt on niimoodi, et mina mõtlen kõik välja ja siis ütlen Kristile, et ta ei ole kohal, vaata. Ja mina tulen kohale. Ja üldiselt teen kõik ära ka ja et meil mingit ideetiimi seal taga ei ole, et ideed mina ja nii ongi. Et päevad on tõesti üli erinevad, et vahepeal pead ikkagist nagu 10 erineva teema pealt hüppama ühele nagu teisele, et väga kiiresti nagu ümber ennast registreerima, ütleme niimoodi. Aga väga põnev on ka. Vot. Nii, siis oli selline tore küsimus oli, et keegi on küsinud, kas rutiin või vabadus? Kas rutiin või vabadus? No see on nii lai teema tegelikult, eks ole? Jah, et seda rutiin ja vabadust, et see võib olla nii erinevates kontekstides. Jah. Ma arvan, mis puudutab sellist tööelu konteksti, siis noh, ilmselt kui meil on oma ettevõte, siis arvata võib, et suures pildis nagu see vabadus on pigem see, mida me nagu taga oleme ajanud, on ju, ja selle vabaduse sees on tegelikult väga korrektne rutiin. Me saaksime olla vabad, siis... No jah, sest inimesed arvavad, et kui sa oled eraettevõtja, tegelikult seda räägivad kõik eraettevõtjad, et kui mõni inimene arvab, et et sa oled eraettevõtja, sa oled oma aja sepp nii-öelda, et võid ise vaadata, siis sa ei vaata siin midagi, sa teed ikka täiega, sest sa pead tegema, et ega jah. Aga see plussboonus ongi see, et sul on see vabadus selles mõttes olla oma peremees, et sa ei kuulu mitte kellelegi, aga jah, see eeldab seda, et sul on selle vabaduse sees väga struktureeritud rutiin tegelikult. Kuulud ise enda ori oled lihtsalt ja kogu... parem ise enda ori kui kellegi teise ori või riigi ori on ju. No riigi orjad oleme siin kõik, aga see on okei. Aga selles suhtes ma arvan küll, et minu jaoks on see alati väga selge olnud, et nagu mis puudutab minu raha teenimist ja minu töö tegemisest, siis nagu mul ei meeldi nagu teistega seda kooskõlastada eriti. Et seal puhul on vabadus ikkagi väga oluline minu jaoks. Ma tahan ise oma otsuseid vastu võtta. Aga ma arvan, et tänu sellele, et me mõlemad oleme väga struktureeritud ja tegelikult väga rutiinsed inimesed, me saame nagu sellist vabadust endale lubada ka, sest et mina tegelikult olen väga rutiinne inimene, mis puudutab, ma ei tea, trenni tegemist, nagu, ma ei tea, mingit töö tegemist, et mingi konkreetne plaan ja mingi see, et tegelikult me oleme väga rutiinsed inimesed. No pigem jah, me kuulume. Et see vaatab, kust nurga alt nagu vaadata, et kui nagu küsida, et kas ma tahaks sellist rutiini, et ma lähen 9 kontorisse, tulen 5 välja, siis ei. Ma ei kuuta elu sees seda ette, et kindlasti mitte ma ei tahaks seda.
noh, mina olen oma elus seda ka ammu aastaid nagu korra proovinud, mulle see ei sobinud. Ja noh, ma olen samamoodi rutiini inimene paraku, kui sa veel oled nagu, kui sul on lapsed olnud ja siis sa pead olema lihtsalt ka mingis rutiinis. Nagu ma olen kindlasti rutiini inimene, aga tööelus ma armastan vabadust, et ma ei kuuluks kuhugi suurde kollektiivi. Et ma ei peaks kusagil käima kuskil, igal esmaspäeval on mul kell 12 koosolek ja siis mul on iga teisipäeva hommik kell 9 koosolek ja võt sellist asja ma ei kannata. Minu jaoks see ei ole nagu, ma ei taha, see ei ole minu jaoks nagu hea. Ja see ongi nüüd see vabadus, mida me siin oma ettevõttes saame natukene jälgida, eks ole. Aga jah, rutiini osas samamoodi see treeningrutiin, ma ei tea, noh, liikumine, treening, need on kõik niisugused asjad, teatud, ma mõtlen oma hommikused või õhtused protseduurid, toimingud, kogu aeg samad asjad, et noh, et mingil määral see on ikkagi restoranides ka kogu aeg ainult sama toitu. Rutiin on edasiviiv jõud teatud mõttes. Ma arvan, et mingisugused rutiinid ja sellised nagu sisse käidud nagu teed on olulised, need nagu kuidagi hoiavad sind koos ja ma arvan, et isegi siis, kui sul ongi näiteks oma ettevõte, siis ongi ülioluline see, et sul on see mingisugune sisse kodeeritud rutiin, et sa ei kaotaks nagu oma sellist fookust või et sa ei hajuks kuhugil ära või muidu sa oled nagu sellisel karjamaal, ei tea, kuhu sa jooksed. Et inimesed õudselt nagu, ma ei tea, kuidagi kardavad seda rutiini või räägivad, et see on nii halb või ma saan ka aru, et meil ongi väga suur osa ühiskonnas selliseid inimesi, kes töötabki mingist kellast kellani, on ju, aga tegelikult, kui neilt see rutiin nagu ära võtta, siis need on nagu peata kanad, on ju. Et tegelikult see mingisugune rutiin on nagu väga-väga oluline. Ei no, ja nagu ma mõtlen enda seisukohalt nüüd vanemaks saades, kas see on ju rutiin, et ma pean hommikul tõusma, kas ma tõusan kell 6 või kell 7, vahel ja nagu mõtled, et nagu pagan, ma tahaks magada ka, aga tegelikult need on teatud asjad, mis sind hoiavad nagu noh, mina oma vanuse kohta võin ütelda, et need on asjad, mis sind hoiavad nagu värskena ja nagu, noh, ma pean ju minema, ma pean ju seda tegema. Noh, et see jutt, et kas te tahate olla vabad, ärgata siis, kui tuju tuleb ja noh, ma võib-olla ka 6 aja pärast siis üks päev ärkan kell 11, järgmine päev kell 2. Selles suhtes, et see, niimoodi sa nagu selles suhtes kaugele ei purjeta ka, kui sa nagu liiga palju vabadust endale annad, et siis sa nagu jääd lihtsalt lõpuks igast rongist lihtsalt elus maha, no sa ei jõuagi ühegi rongi peale, kui sa iga päev ärkad siis, kui Jumal juhatab, on ju, et selles suhtes ja see rutiini ja vabaduse teema on hästi. Koos rutiiniga. Et kõik me tahame sellest vabaks saada, aga tegelikult inimesed ei saa aru, et mis siis juhtub, kui sul pole seda rutiini. See ongi see asi, mis su elu tegelikult üldiselt kokku hoiab, koos hoiab ja enamik inimesi tegelikult ikkagi vajavad seda väga palju. Vot, järgmine küsimus või? Vaatame, mis meil siin veel jäänud on. Kuidas leida endas motivatsiooni, on keegi küsinud? Minu arvamus selle motivatsiooni teemal vahet ei ole siis, mis motivatsioon see on, kas see on siis, et sa pead trenni tegema, kas see on see, et sa tahad, ma ei tea, ettevõtet alustada, kas see on see, et tahad hakata kodu koristama, et kogu aeg sellest räägitakse, et küll on mingid nipid ja tehnikad ja tee seda, et no ei ole selliseid asju, no. Kui sa jääd nüüd seda motivatsiooni ootama, no siis sa jäädki ootama, no see on sama lugu jälle, et sa jäädki sellest rongist maha ja teised inimesed, kes on nagu, ei oota seda motivatsiooni, vaid lihtsalt ärkad hommikul üles, okei, ei ole, lähen teen ära, vaata. Need on ammu jõudnud juba käia trennis ära, oma selle ettevõtte ära luua, kodu ära koristada ja sina ikka ootad, et sul tuleks mingisugune vibe või motivatsioon peale, on ju. Et ma ei tea, on sul mingi, mingid asju tuleb ikkagi elus teha nagu natukene ennast lihtsalt sundida.
Muidugi, sellest ei taheta enam rääkida, aga mingeid asju tuleb ikkagi nagu, kui sa tunned, et ma ei taha minna, natuke vägisi sundida ennast. Tuleb lihtsalt teha ära ja ma arvan, et ma ei tea, kuidas praegu sellega on, aga mingisugune periood oli hullult see teema, et ma ei tea, et kuidas leida motivatsioon ja siis ma ei tea, manifesteeri ja siis visualiseeri ja no see ei vii ju sind mitte kuskile, tähendab, need inimesed ei ole omadega mitte kuskile jõudnud, on ju, et jõuab ikkagi see inimene, kes ärkab hommikul üles, kellel on plaan, kellel on idee ja ta läheb, teeb ära kõik, punkt. Noh, mida ma seal, eks ju, ootan motivatsiooni ja visualiseerin, no seega sa ei jõua mitte kuskile ju. Seda sa võid niisama õhtul voodis teha, seda on eluaeg inimesed teinud, selle asja nimi on unistamine, on ju, seda ei pea nagu tegema eraldi praktikana, ma arvan, on ju. See on täitsa okei asi, mida teha. Aga selge on see, et noh, meil ei ole Kristiga motivatsiooni iga päev lahes, üldse ei ole nagu vahepeal sellest on endal ka piinlik, et tuled siia, vaatad nagu 25 naist on nagu üliteemas, vaata, sa oled mingi, et endal on ka imelik, et miks ma mingi vingusin, et ma pean vaata tulema, on ju. Aga tegelikult ei olegi motivatsiooni, tuledki teed lihtsalt ära. Kas ma täna hommikul, kui me tulime siia neid podcast'e salvestama kell 10, jäin ise kell 2 öösel magama, tahtsin tulla, ei, ma ei tahtnud tulla tegelikult, aga väga tore on tegelikult, et sa pead sellest esimesest asjast üle astuma ja normaalne inimene ei jäägi tegelikult mõtlema sellele, kas mul nüüd on motivatsiooni või ei ole, on ju. Ei maksa olla nõrk, ära ole nõrk. Ära ole nõrk. Ära ole nõrk on sõna. Ära mõtle üle, et meil on kombeks siin mõelda neid asju nii palju üle, ärge mõelge üle, lihtsalt hakk tegema. Nagu nii pehmeks läinud, et ma pean mõtlema, kas mul on motivatsiooni, ma pean nüüd kirjutama igasuguseid asju ja siis ma mõtlen ja siis ma planeerin ja siis ma jälle kirjutan ja siis ma hingan vahepeal ja siis ma natuke teen joogat, siis võib-olla tuleb mul motivatsioon. Mul ei tulnud ka tegelikult ja ma pean hästi pehme olema praegu ja ära ole nõrk on meie sõnum, Ja, ei sa ei hingata ka, aga sellest et mitte võib-olla liiga palju, et see lõpuks ei vii kuskile, kui sellest rääkida, et statistika on karm, et ma ütlen, et keskmine eluiga on meil mingi 78, et aega on suht vähe sellest, et pole mõtet oodata seda motivatsiooni. Ei ole ja tuleb ja nagu näiteks enda pealgi, et ma olen nii kaua aastaid treener olnud, neid kordi on olnud nagu megalt palju, kus sa lähed ja mõtled autos, et issa, ma ei viitsi seda trenni täna teha, miks ma pean minema. Ja siis sa teed algul selle näitemängu, selle näo ette ja see nägu on sul näitemängu, nägu on sul 10 minutit. Ja tuleb peale. Ja tuleb mega motivatsioon ja sa ei mängi enam seda, et ma hambad laiali naeratan nagu mingisugune, vaid sa päriselt oled õnnelik. Sest ma ei kavatse olla nõrk. Ja, aga võib-olla mis puudutab, mis võib-olla võiks veel öelda, on see, et kui me nüüd räägime just trenni tegemise motivatsioonist, siis mis ma nüüd küll soovitaksin, on see, et tegelikult ka, et kui su ümber, ja see puudutab tegelikult kõike muud ka praegu, kui ma mõtlema, kui su ümber on sellised inimesed, kellel on jutumärkides vähe motivatsiooni, siis otsi uued inimesed enda ümber. Kui sa tahad trennis käia, otsi inimesed siis, kes tahavad käia sinuga koos, kui see aitab sind, on ju, tule sellisesse liitu mingi kogukonnaga, nagu on Formastuudio või meil on täna Tallinnas ka on mingisugused need jooksmiskogukonnad, kus inimesed nagu Nad koos motiveerivadki üksteist ja see ongi väga okei, sest et alati ei olegi motivatsiooni ja samamoodi ka, et kui sa tunned, et sa tahaksid mingit oma, ma ei tea, ettevõtet alustada, aga sul ei ole motivatsiooni, siis proovi leida selliseid inimesi, kes mingit oma asja juba ajavad, et see aitab tegelikult nii palju, kui sa oled ümbritsetud sellistest inimestest ja see motivatsioon kohe tõuseb, sest et see ei ole see, et ma vaatan, ta teeb, et oi, nii kade, vaata, vaid see on see, et vau, et nii äge, et ma lähen ka vaata jooksen, et vai, et ma proovin ka mingit oma asja teha. Et tegelikult see aitab väga palju, mis inimesed su ümber on, et seda ma võin küll soovitada. Jah, ma olen nõus sinuga, et kui sa oled nagu võib-olla see inimene, kellel tõesti see mott nagu väga kergesti kaob ja et siis võib-olla tõesti liituda selliste kogukondadega ja miks mitte meie Formaga, eks ole. Jah, inimesed, kes hoiavad neid samu nagu väärtusi endas. Olen nõus. Nii.
Meie käest on küsitud lugemissoovitusi. Jummel. Ma ütlen kohe ära, et see on rohkem Kristi temaatika, et kui mina midagi loen, siis ma saan selle soovituse Kristilt. Nii et me oleme väga suures ootuselevuses. Vaikus. Jaa, no mulle meeldib lugeda. Mul on Sa sööd raamatuid. Mul on nagu eluaeg see meeldinud, aga mul on, ma olen ise märganud, et viimased 10-15 aastat on need raamatud nagu teatud jäänud nagu hästi palju nagu selliseks tervisekeskseks, eks ole, nagu, et see ring on nagu läinud nagu kitsamaks. Aga siis vahepeal juhtuvad nagu mingid toredad raamatud sinna vahele. Igal juhul üks on selge, et kui sa tahad nagu lugeda lihtsalt ilukirjandust, siis otsi Punase raamatu seeriat. Punase raamatu seeriat. Ma arvan, et see on täna nagu uues maailmas selline ilukirjandus, need punased raamatud, mida isegi võiks koju osta nagu. Et noh, on vaata läbi aegad olnud mingid klassikad ja see Punaste raamatute nagu seeria, et seal on kõik nagu ikka väga-väga häid raamatuid, nagu, mida tasub lugeda. Ja praegu hästi värskelt ma loen, mul on nagu suht värskelt alles käes, on Punase raamatu seeriast Minu kallis tädi, väga huvitava ülesehitusega raamat igale vanusgrupile, noh täiskasvanutele ma just mõtlen seda. Seal on selle sama autori poolt on kirjutatud veel raamat 3 ja Lilledele värsket vett ja veel üks raamat, et need on kõik väga-väga huvitavad raamatud ilukirjanduse baasil. Aga mingid toredad tervise või vaimse tervise raamatud, see ei pea olema lähiajast. Kõik Jaan Aru raamatud ja viimane see, kas see oli see aju, mis mul juba need Jaan Aru need raamatud on nagu kõik pealkirjad. Jaan Aru raamatud, vähemalt ühte ma olen kindlasti ise lugenud. Sa mulle oled ja nüüd tal on jälle uus raamat, see on ka väga lahe. See on võib-olla selline raamat, mida sa nagu ei loe nagu niimoodi, et krõbistad järjest, et täna loen natukene, võib-olla homme ma ei loe, ülehomme jälle loen, et seal on nagu mõtisklemiskohti nagu, mida võiks nagu kindlasti. Ja nagu see on raamat, mida ma väga soovitan. Siis no ma ise võtsin uuesti, et see on tegelikult vana raamat on nagu, mida ma ka nagu ei loe järjest, aga ma võtsin uuesti ette taaskord. On raamat Uitnärvist, väga huvitav, keda huvitab tervise teema. Kuna ma alustasin, nagu ma olen praegu oma teekonnal, ma õpin osteopaatiat tasapisi, siis see uitnärv on seal osteopaatia valdkonnas nagu üks suur teema ja siis ma võtsin selle raamatu uuesti ette, aga see võib ka täitsa tavaliselt inimest, keda huvitab natukene nagu tervise teema, siis see Uitnärvi raamat ongi Uitnärv. Siis see raamat minu meelest ilmus jälle uue trükina, kordustrükina, et minul on ta hästi ammusest ajast ja need on nagu niisugused asjad, mis ma praegu kiirelt nagu soovitan. Aga sellest, kui huvitab, siis me võime täitsa neid jagama hakata vahepeal. Sinul Kristi alati loeb midagi huvitavat selles suhtes, et ma ei ole lihtsalt kunagi selle peale tulnud, et võiks neid jagada, aga absoluutselt, ma tahaks isegi teada. No nii, aga ma arvan, et meil ongi paar viimast küsimust veel. Keegi kuulaja on küsinud, et millal meie trenniriielt veebipood avaneb ja mul on rõõm öelda, et ma loodan, et kui see episood on väljas, siis see on juba lahti või kohe-kohe lahti minemas, nii et formalabel.com saate uudistada ja Formalabel Instagramist siis ka vaadata, nii et väga-väga tore lõpuks oleme selleni jõudnud ja siis võib-olla siis äkki viimane küsimus, vaatame, kuidas jõuame, on selline, et keegi kuulaja on küsinud, või keegi küsija on küsinud, et mis on kõige raskemad momendid olnud oma ettevõtte või brändi loomise juures? Ka väga tore küsimus. No mina arvan, et
Meie jaoks kindlasti on olnud kõige raskem moment, et kuidas me oleme saanud oma nimest, Anette ja Kristi Pedaru, kuidas me oleme saanud esiplaani brändi Forma. Et see on olnud kindlasti kõige selline raskem moment meie jaoks. Aga ma arvan, et täna me võime öelda, et Forma stuudiot võib-olla inimesed kohati teavad rohkem tegelikult kui meie nimesid. Et kindlasti väga paljud inimesed, kes võtavadki lehed lahti, süübivad, vaatavad, saavad aru, et okei, et need kaks nägu figureerivad rohkem, aga kindlasti Forma stuudio, Forma label, Forma podcast, Forma veebitrennid, et see Forma on kuidagi jäänud inimestele kõlama ja ma olen selle üle isiklikult väga uhke, sest et mingi hetk ma arvasin, et me ei saagi sellest nagu nii-öelda isikubrändist lahti. Et see on võimaldanud kindlasti meil oma nii-öelda seda tegevusala laiendada, kogukonda laiendada ja meie nagu väärtusi rohkemate inimesteni tuua. Et see on, ma arvan, olnud selline kõige nagu trickim koht, mis nagu võttis aega ja mida pidi niimoodi step by step ehitama. Ma ei teagi, mis ja, veel. Ma arvan, et tegelikult see on sul õigus, et teiste asjade puhul, mis kõik käivad kaasa nagu sellise asja üles ehitamise puhul nagu iga asi on olnud nagu natukene, eks ole, nagu korra hetk raske on ju aga Jah, aga et need on kõik sellised ületatavad, aga ma arvan jah, et see on olnud nagu meie sellise nagu ettevõtte kõige nagu suurem selline nagu või kõige raskem nagu ülesehitamise nagu moment, et selle kallal me ikka kõvasti nagu pingutasime, et see juhtuks, et see nagu... Ja sest ühel hetkel me lihtsalt otsustasime, et me lööme nagu enda nimed sellest asjast nagu välja ja on nagu... Jah, et see on selline väga nagu raske balanss, kui sa oled olnud nagu isikubränd ja teha sellest nüüd nagu tavaline bränd, aga samal ajal nagu need sest me ikkagi oleme selle brändi nagu näod, me oleme ikkagi need põhiinimesed, aga et see bränd saaks võib-olla kõige nagu sellise suurema tähelepanu, et see on olnud selline nagu natukene tegelemine, aga ma arvan, me täna oleme sinna jõudnud ja mul on üli hea meel selle üle, et inimesteni on see Forma väga palju jõudnud ka väljaspool Tallinnat. Ja. Et see on super, et järelikult me oleme midagi nagu teinud õigesti. Midagi me oleme ikkagi teinud, on ju. Millegagi me oleme nagu hakkama saanud. Ja. Nii, ma korra vaatan meie küsimused üle. Kas meil on midagi siin veel? Aga ma arvan, et me oleme saanud ilusti kõik sellised põhiküsimused vastatud. Nagu ma ütlesin sulle, olid väga head ja põnevad küsimused. Tõesti väga siuksed huvitavad. Et panevad ise ennastki mõtlema. Ma loodan, et teil, kui kuulajatel oli ka põnevaid taipamisi ja märkamisi. Meil jätkuvalt hea meel, et te küsite, et te olete olemas, et jälgite. Mina tänan sind, Kristi, et sa kaasa mõtlesid. Ikka, alati proovin kaasa mõelda. Kui kutsutakse, siis tulen ja mõtlen kaasa. Tulen, ei ütle. Ei ütle kunagi, sest ma ei ütle ju ei. Ei ütle ei. Mina ei ütle ei. Et kui tahate trenni saada, siis te teate, kes ei ütle. Mina ei ütle kunagi ei. Minuga on siuke nagu... Sinuga on keerulisem, ja. Ma võib-olla tahan nagu pikemalt magada hommikul. Aga ühesõnaga, aitäh, armsad kuulajad, aitäh, Kristi, ja kohtumiseni järgmises episoodis.